Tere! Ja alustame siis 2.4 viimast plokki, mis siis keskendub tegelikult äriplaanile ja täpsemalt nagu eelmises plokis ma ütlesin, et just sellele äriplaani vormile, mida siis on teil vaja, et Töötukassast raha saada. Nii, ja kui te võtate õppematerjali kõrvale, siis täpselt samamoodi on internetis väga palju erinevaid võimalusi, kus on analüüsitud vigu, mida inimesed enamasti teevad. Ja eelmise video ma tegelikult lõpetasin nende väheste statistiliste näitajatega, mis üldse on Töötukassa ettevõtlustoetuse kohta. Et 2013-14 on teada siis, et 37-38% taotlustest said siis rahastuse ja 2016 lõpuga või 2017 seal Eesti Ekspressi artikli põhjal oli siis see protsent 60%. Mida tegelikult reaalselt ma olen kohanud, mida ka seal Ekspressi artiklis tuli välja, on see, et inimesed võivad seda äriplaani mitu korda esitada. Ja mõnikord ongi see, et see tagasiside, mis hindajad tegelikult sulle annavad, sest teed selle korda ja esitad uuesti. Juhul, kui see tagasiside ei ole selline, et see risk selle tegevusvaldkonna puhul on hästi kõrge. Et ma tean, et kui minagi alustasin, siis ühte ma nõustasin, tema sai ka toetuse, aga teine tegi kõigepealt ise meie grupist, ei saanud, palkas kellegi spetsialisti tollega koos, too tegi talle äriplaani ümber, ikka ei saanud ja vist 3. kord ka esitas ja ikka ei saanud. Aga üldiselt, kui sa ikka pingutad ja kirjutad sihukest adekvaatset juttu sinna ja see ärimudel toimib ja sul on konkurentsieelis tugevalt välja toodud, miks sina just seda äriplaani saad edukalt ellu viia, siis üldiselt sa saad selle raha. Sest ma arvan, miks see tõenäosus seda raha saada on väike, on just see, et inimesed tegelikult ei mõtle päris põhjalikult läbi kogu seda oma äriideed ja ärimudelit, nad lähevad nii nagu mütsiga lööma. Ehk siis äkki saab ratsarikkaks, on ju, ja et see äriplaan tegelikult ei ole nii põhjalik. Või siis on põhjalik, mahu poole pealt mahukas, aga reaalselt seda sisu kui sellist ei ole õigetes punktides õigesti välja toodud. Et sellepärast ma ka siin ülevaatlikult räägin erinevatest äriplaani osadest, et teil oleks ülevaade juba praegu, mis teid ees ootab. Ja iga punkti juures ma tegelikult täpsemalt räägin, mis on see asi, mida tegelikult hindajad võiksid eeldada, et seal punktis oleks kirjas. Nii. Et põhjus ongi siis, siin on väga hästi välja toodud, miks äriplaani on vaja ja ma usun, et eelmine plokk ka teil selle tegi selgeks, et sellest ei kahtle. Ja ma arvan ka selles ei kahtle, et tegelikult äriplaan kui selline on, mis Töötukassa jaoks on vajalik, on ainult toetuse saamiseks vajalik protsess või investoritele esitamiseks. Et tegelikult reaalses elus sul äriplaani on vaja hoopis teisel kujul. Ja mul on hea uudis teile, et te saate veel siin videokoolitusel ka inspiratsiooni-intervjuusid erinevate ettevõtjatega. Need on väga erinevad lood. Nad räägivad, ma teen nendega intervjuud ja nad räägivad oma loo, et kuidas nendest on saanud ettevõtjad. Et ma üritan saada ka mõne, kes samamoodi on nagu ettevõtjaks hakanud Töötukassa toel, aga väga paljud, ma tean, on need lood sellised, et nad ise on tundnud suurt vajadust selle järgi ja ongi alustanud seda teekonda ja mõned lausa mitu korda järjest erinevatest valdkondadest. Et kindlasti need inspiratsiooni-intervjuud tasub teil läbi kuulata. Need on nii-öelda selline mõnus silmi avardav kogemus ja te saategi kuulata erinevate inimeste erinevaid lugusid. Aga kui me võtamegi selle äriplaani vormi ette, mis on teil ka seal Google Drive'is ilusti olemas. Ja seal on ka juhend olemas, Töötukassa kodulehel on juhend olemas, nii et põhimõtteliselt selle juhendi järgi on ka võimalik ära kirjutada. Ja see alati selliste
kohtade puhul tasub lugeda juhendit, sest see on kõige adekvaatsem info, mis te saate. Ja tasub alati lugeda üle erinevad tingimused, mille jaoks üldse antakse seda toetust. Ehk siis, kui te juba praeguseks ei ole teinud seda, siis minge Töötukassa kodulehele ja vaadake ettevõtlustoetuse all on siis erinevad kodulehed, infolingid ja lugege need läbi. Sest sealt te tegelikult saate kõige väärtuslikuma info selle kohta, milleks see toetus on ja kuidas oma äriplaani kirjutada sellele toetusele sobivaks. Et see on täpselt samamoodi ükskõik mis projekti kirjutamisega. Projekti maailmas on see äriplaan vaja kirjutada ka vastavalt sellele meetmele sobivaks. Kõige tähtsam eesmärk sellel meetmel, toetusel on luua töökoht. Ehk siis eelkõige iseendale ja ka tulevikus teistele. Nii et see on oluline lähtepunkt, jätke meelde. Nii, aga kui me lähme siis selle äriplaani struktuuri juurde, kokkuvõttes esimene punkt on see, mida tegelikult me kirjutame lõpus, siis kui te kogu see info ja see süsteem on enda jaoks loksunud mingisse süsteemi ja paika, et te nagu saate aru, mis on ja te oskate nagu näha asju natukene kõrgemalt, et see idee on teil ära formuleerunud sinna äriplaani. Ettevõtte üldandmed on miskit sellist tavalist, mis ma ühes blokis täpselt rääkisin ära, et mis lahtrid on vaja ära täita. Siuke formaalsus, visioon, missioon ja eesmärgid ehk siis 3. peatükk. Võtan ka juurde siit arvutist. Mul on lihtsalt üks nõustatav esitanud ja ma siis praegu kasutasin tema välja prinditud äriplaani, aga ma arvan, et see struktuur on täpselt sama. Jah, on küll sama. Nii. Visioon, missioon, eesmärgid on siis see, kus sa kindlalt konkreetses koolitusblokis käsitleme neid põhjalikumalt ja ma aitan teil erinevate tehnikatega välja nuputada, mis teie visioon ja missioon on ja paika panna ka eesmärgid. Et see tegelikult annab väga konkreetselt mõista hindajale, kuhu sa tahad jõuda. Kas sul on nagu reaalselt eesmärgid paigas, kas sa tead, mida sa üldse tahad oma ettevõttes ja oma ettevõtlusega tegelemises. Järgmine üks nagu keerulisemaid inimeste jaoks on ärikeskkonna analüüs, makro ja mikro. Nendest me kõikidest räägime igas blokis eraldi, sellepärast ma ei taha nagu sisusse minna väga. Sellepärast, et makro ja mikro on tihti ka sellised, kus vajab erinevaid statistilisi andmeid juurde ja sa pead internetist natukene uurima, puurima, mis kuhu läheb ja nii edasi. Et see on ka kindlalt see koht, kus natukene loksuvad asjad hiljem paika. Et miks mina tihti alustan hoopis tootest ja teenusest ongi see, et ma ei tea, mida uurida, kui mul ei ole paigas oma toode ja teenus. Kui mul ei ole ära määratletud, mis mu toode ja teenus on, siis ma ei oska seda ka oma keskkonnas hinnata. Ehk siis selles suhtes on minu jaoks kõige olulisem osa toode ja teenuse peatükk. Ja kuigi see tuleb alles 6., siis jälgige teie, et ma arvan, et teidki toetab see, et te täidate selle 6. peatüki enne ja pärast siis ärikeskkonna ja SWOT-analüüsi. Sellepärast, et sellest lähtuvad need, mis keskkonnas sa hakkad tegutsema. Ja kui sul on paigas siis toote ja teenuse osa ja see protsessid, mis selle toote ja teenuse tootmise juurde ja pakkumise juurde käivad, sa oled enda peas selgeks teinud ära, loonud sellise nagu hea mudeli, mis see teenuse ring on, mis see toote osutamise ring on, siis sa tead ka, kuidas seda keskkonna, selle mõju ja SWOT-analüüs üldse koostada. Et soovitan siis kõigepealt teha ära toote ja teenuse osa ehk siis peatükk 6, siis ka tegelikult võtta peatükk 7, 8
ja siis alles minna 4. juurde ja 5. SWOT-i võib vahepeal enne ka nokitseda, aga siis alles ärikeskkond ette võtta. Seepärast, et ärikeskkonna alla ka natukene läheb konkurentsiteemad, turgu ja klienti, et nad natukene kattuvad, aga ärikeskkonna analüüs on natukene niisugusel nagu kõrgemal tasemel ehk siis kaugemalt vaadatud. Et sul on seda keeruline kohe alguses teha. Et ma arvan, et selline ülesehitus toetab sind kõige paremini. Ja turunduse poole pealt ongi siis üks pool on siis see hinnastamise poliitika ja teine pool on siis kuidas nagu müüa oma tooteid ja turundada oma tooteid. Ja sealt ka täpselt samamoodi räägin ma võib-olla põhjalikumalt erinevatest müügistrateegiatest, mis on tänapäeval moes. Ja inspiratsiooni lugudest te kindlasti ka leiate põnevaid nippe, kuidas erinevad ettevõtjad on leidnud endale sobiva müügistrateegia. Et tegelikult ei ole olemas õigeid vastuseid igas peatükis. Et kõik need vastused lähtuvadki sinust ja sinu ärimudelist. Ja sellepärast ongi keeruline kellelgi tellida seda teenust sisse, kuna nad ei ole sina. Nii. Personal ja juhtimine siis ongi see koht, kus sa saad ka mõnes mõttes panna sisse seda iseenda nagu konkurentsieelist tugevalt ja ka mõtelda välja, mis see tugistruktuur. Minu mõiste see tugistruktuur on siis need olulised struktuurid seal teenuse või toote protsessis, mis on vaja siis ära mõtiskleda enda jaoks, et kes neid teostab ja kui kaua miskit keegi teostab. Ehk siis alguses on täiesti reaalne, et sa teed väga palju protsesse ja tugistruktuure ise ja mingi aja lõikes delegeerid mingid tugistruktuuride tegevused, protsessid kellelegi teisele ära. Nii, et siis tuleb riskianalüüs veel põhjalikumalt ja käivitamise tegevuskava ja kulu. Viimasena on põhimõtteliselt finantsosad, müügiprognoosid ja finantsprognoosid, et selle jaoks tegelikult sa ei pea ise neid kasumi ja bilansi aruandeid koostama. On olemas sealsamas Töötukassa erilisel lehel ettevõtlustoetuse jaoks koht, kus on EAS-i ise genereeruvad finantsprognoosid. Sa järjest samm-sammult hakkavad lehe kaupa seda Exceli tabelit täitma ja lõpuks sul kujunevad ise välja need kasumi ja bilansi aruanded. Ja me teeme seda ilusti teiega koos ja ma usun, et see midagi ületamatut ei ole, kuigi see finantsosa tundub enamasti inimeste jaoks kõige keerulisem osa, lisaks siis sellele keskkonnaanalüüsile, kuna need on hästi siuksed majanduse sugemetega peatükid, et teised tunduvad inimesele, kes on selles valdkonnas, soovib tegutseda siuksed nagu lihtsamad, loogilisemad, tekst tuleb kiiremini, aga keskkonnaanalüüs ja siis finantsosa on inimeste jaoks selline raskemini hoomatavam ja seal kindlasti te vajate ka nagu tuge. Et kui me võtamegi näiteks EAS-ile on ju, EAS-i äriplaani struktuuri kirjeldused. Et siin on päris hästi täpselt ära räägitud, mida nemad ootavad ja EAS ja Töötukassa väga palju üksteisest ei erine nagu nende toetuse põhimõtete poole pealt. Et see on nagu hea lugeda lisamaterjal lisaks siis sellele Töötukassa enda äriplaani koostamise juhendile. Sest et sealt on ka väga palju nagu õppida ja lisaküsimusi te saate sealt juhendist väga hästi ise ka kätte. Nii, ja tüüpvead. See on see loeng või see materjal, kus ma tahan, et te tuleksite tagasi siis, kui teil äriplaan põhimõtteliselt valmis. Ja te hakkate mõtlema ja et mis veel võiks olla paremini kohendada seda. Ja te võitegi võtta selle tüüpvead siin lahti. Ja vaadatagi, et mis on see, mis sinu äriplaanis veel eksisteerib, mis see tüüpviga võiks olla ja kuidas seda muuta. Et esimesena ongi siin kirjeldatud seda, et lisa rohkem analüüsi, mitte ära kirjelda asju.
Et ma tean, minu enda viga on ka tingiva ja siukse kaudse sõnastuse kasutamine. Tehakse, pannakse ja nii edasi. Et tulebki nagu väga konkreetselt asju öelda, mida on vaja öelda, mitte nagu üle asju kirjeldada. Sest ma olen ühe nagu nõustatava puhul saanud seda tagasisidet, et minu enda äriplaan oli, kui te vaatate, ma panen teile näite ka sinna kausta, et kui te vaatate, siis minu äriplaan on vist koos finantsprognoosidega 14 lehekülge või oli 12 või midagi sellist. Ja kui öeldakse, et optimaalne äriplaani pikkus on 20 või 30 lehekülge, siis ütleme nii, et mul on poole vähem, kui on optimaalne. Ja samas üks neiu tuli minu juurde ütles, et ta läbis ettevõtluskoolituse ja esitas taotluse ja sai eitava, kuna tal on liiga pealiskaudne äriplaan. Pakkuge, mitu lehekülge tema äriplaan oli. 30 lehekülge. Ehk siis asi ei ole selles mahus, kui palju sa kirjutad, asi on selles sisus, mida sa kirjutad. Et kui sa 30 lehekülje peale tegelikult ei ole suutnud hindajatele selgeks teha, et sa oled põhjalikult asja peale mõelnud, siis järelikult on liiga palju sellist nagu kirjeldavat ja mulli. Et väga konkreetselt, ega hindajad panustavad teie, ma arvan, äriplaani väga vähe aega. Nad silvivad üle ära. Ja nii on lihtsalt. Ja oluline on see, et neil õiged märksõnad jääksid kõlama. Ja üks minu nipp on alati see, et kui sa tunned, et sa igas peatükis põhimõtteliselt kogu aeg nämmutad sama asja ainult erineva nurgal, siis see on väga hästi kirjutatud äriplaan või üldse projekt. Miks? Sellepärast, et juhuslikult, kui hindaja diagonaalis loeb sinu äriplaani läbi, siis jäävad tal õiged asjad ette, need märksõnad kuklasse, need nämmutatud märksõnad, mis tegelikult teevadki sinu äriplaaniks tugevuseks. Et kui sul tekib see tunne, et jälle ma pean siin peatükis sama asja nämmutama, siis mõtled, jess, ma olen õigel teel. Kuigi sel hetkel ta ei tundunud nii loomulikult. Nii. Järgmine punkt on küll tüüpviga see, et arvatakse, et peaks kirjutama kellegi teisele. Mina ütlen, et võikski kirjutada kellegi teisele, sellepärast, et iseendale sa teed natukene teises formaadis seda äriplaani. Aga sul ei tohi jääda seda muljet äriplaani hindajale, et see on ainult temale eksisteeriv dokument. Et siin on nagu siuke kõhutunde küsimus. Nii, eesmärke ei seata ajaliselt. Et eesmärkide seadmine on üks omaette kunst. Oi, kui palju raamatuid selle kohta on. Mõtlengi, kas mul on siin mingid head raamatud eesmärkide seadmisest. Oi, tõhus juht, mõtted korda, variant B. Kõik on erinevad juhtimisraamatud, kuidas nagu tõsta oma efektiivsust läbi eesmärkide seadmise. Ja see on omaette kunst tõesti, et smarti teha nii-öelda, et oleks kõik mõõdetavad. Ja kõik olekski ajaliselt ka mõõdetavad. Et seda me kindlasti rõhutame, sest eesmärkide seadmine on üks minu suuri tugevusi. Projektikirjutajana aastate jooksul oleme seda piisavalt teinud ja me paneme teie eesmärgid ilusti ajaliselt paika. Ja vaatame, et seal võimalikult palju mõõdetavaid arvulisi tunnuseid oleks. Ja nad oleks loogilised, et need kasvaks lühiajalised eesmärgid, kasvaks ilusti pikaajaliseks, mitte ei tuleks nagu midagi ootamatut sisse. Et kõik peab moodustama ilusa terviku. Eesmärgid püstitakse pärast finantsprognooside koostamist vastavalt sellele. No ma ei tea, kas see hull viga on. Sellepärast, et tegelikult olgem ausad, kui mina nagu ükskõik mis äriidee mul tuleb, siis kõigepealt ma kirjeldan ära oma teenuse enda jaoks paberile ja siis ma arvutan välja oma hinna. Kas see on üldse reaalne ärimudel, mis toimiks? Mul on võib-olla seda lihtsam teha, et kuna on raamatupidamise taust, et mul tuleb hästi kiiresti see oma hinna arvutamine, aga tegelikult finantsprognoos on suhteliselt oluline faktor, mis määrab ka
mis asjad sa ärimudelisse lülitad sisse ja mis sa välja nopid. Et mis on need, mis raha sisse toovad ja mis raha välja viivad ja kas me saaksime kuidagi kohandada seda ärimudelit kasumlikumaks. Ja tegelikult eesmärkides, mingid eesmärgid võiks vabalt olla seotud finantsprognoosidega, et siin puhul ma vaidleks vastu. Arengukavadest ja strateegiatest lõigud on tõesti see, et kedagi ei huvita ka lõputööde kirjutamise puhul need pikad lõigud, sellepärast et see hindaja aeg on nii väärtuslik ja tal ei ole vaja lugeda kellegi teise teksti, tal on vaja lugeda sinu teksti. Et loomulikult see tähendab seda, et sul on erinevad arvud ja erinevad argumendid seal, aga nad on kuidagi ära liigendatud ülevaatlikumaks. Näiteks nad on tabeli formaati pandud, et inimesel on võimalik ülevaatlikult saada see info kätte, et mis erinevad arengustrateegiad selle kohta väidavad. Et tõesti ei ole mõtet pikki lauseid ja pooli lehekülgesid kuskilt strateegiast kopeerida. Pigem sõnasta ümber ja pane lihtsalt allikas juurde. Ja finantsosa ongi see, mis peab olema hästi tugevalt sinu enda jaoks loogiliselt läbi mõeldud. Et mida ma näen tihti on see, et kui meil on seal lõpus me võtame seda äristruktuuri, on see teenindamise põhiprotsess omahinna arvutus, on ju 6. peatükis või siis 9. hinnakujunduse alused. Ja personali juhtimine, personalikulud on ju, käivitamise tegevuskava ja kulu on olemas sul ja finantsprognoosid tehakse lahti, vaadatakse, opa, kus need kargasid välja, et ta ei moodusta tervikut. Et see on nagu põhiline viga ja see näitab ka seda, et sa ei ole seda protsessi enda jaoks tegelikult finantsiliselt läbi mõelnud. Et kui nagu hindaja näeb sellist olukorda, siis tekibki see küsimus, et see on liiga kõrge riskiga äriplaan. No on ju, sellepärast, et sa sisus räägid ühte ja kõik on loogiline ja finantsprognoosis nagu vaatavad vastu hoopis teised asjad ja kuskilt karguvad välja mingid ootamatud kulud. Või siis, mida ma olen näinud, et ühes peatükis räägitakse sellest, mis on siin see juhtimine on ju, et sul on 2 töötajat selle koormusega ja siis teed finantsprognoosi lahti, ei ole seal ühtegi töötajat või siis vastupidi on äkki 4 töötajat ja kõik on täiskohaga. Et loogiline, et see finantsprognoos ei ole tõene ja teisalt loogiline, et sul ettevõte ei saa ka kasumit. Et arvudega saab väga hästi mängida finantsprognoosis enda jaoks, et selgeks teha, kus see kasum tekib ja mis seda kasumit sööb nii-öelda. Et need peavad kõik tervikud olema ja sellepärast ma ka tahakski, et te kogu aeg järk-järgult väga intensiivselt töötaksite iga selle äriplaani osaga, lõiguga, kuna tal on vaja settida sellel infol seal äriplaanis. Ükskõik, mis su sees on, kirjuta see lihtsalt sinna peatükki ära, kui on kodutöö aeg, sinna peatükki midagi kirjutada. See ei pea olema ideaalne. Ei pea. Et kirjuta lihtsalt enda sees olulised märksõnad ära ja pärast hakkame sinna nii-öelda luu peale liha ümber panema. On kõik söögi mingid paralleelid, aga põhimõtteliselt, et siis on sul see oluline märksõna olemas seal ilusti ja sa hakkadki nagu sinna ümber seda keha nagu looma ja me saamegi kohendada tegelikult selle info pärast tervikuks. Sest pärast sa lihtsalt loed selle rahulikult läbi ja vaatad, mis loogika vead asjad on. Sest kui me kogu aeg kirjutame selle nii-öelda ühe auruga ära, selle äriplaani, siis meil kiilub mingi hetk mõte kinni ja tulevad mingid loogika vead täpselt sellest nagu finantsprognoosis on ju. Et su tulevad loogika vead, et sa järsku need asjad ei ole nagu vastavuses ja kuskilt karguvad mingid ootamatud asjad välja. Või siis eesmärgid on ühes peatükis on ühed eesmärgid ja teises teise. Toode ja teenus järsku muutub. Sellepärast, et
täiesti tavaline on see, et kui me siin alustamegi toote ja teenuse disaini peatükiga, siis praegu sul peas olev toode või teenus võib võtta täiesti ootamatult teise kuju peale seda peatükki. Ja sa pead lihtsalt iseenda jaoks looma selle äriplaanis selle toote ja teenuse, millel on kõige rohkem potentsiaali. On ju? Siis konkurentse loetletakse formaalselt ja tegelikult ei tuntagi oma konkurente. Et siin on jälle sihuke hea nipp, et internetiajastul on väga palju infot kättesaadav ja konkurentide peatükis ma räägin seda kindlasti. Ja ma ka räägin ja te näete ka, kuidas mina oma konkurente siis nii-öelda hindasin. Saatsingi neile kliendina hinnapäringud ja vaatasin, mida nad pakuvad sarnasel teenusel, mida mina oleks hakanud pakkuma. See tekitab ka sellise hinnapoliitika, hinnastamise loogika ja usaldusväärsuse juurde. Kui sa tead, et teine konkurent on võimeline seda sama teenust pakkuma sellise hinnaga ja sina oled suuteline seda tegema sellise hinnaga, siis järelikult sealt juba tuleb, kui on soodsam hind, tulebki sisse see sinu konkurentsieelis hindaja jaoks täpselt samamoodi, kes loeb seda äriplaani. Nii. Et mis siin veel on? Turu-uuringute teema. Alati vaadake aastaarve, et huvitaval kombel on tegelikult väga keeruline leida aastaarve tänapäeval kodulehtedel, et kuna see info on välja pandud üldse. Ja ma õpetan teile ka, mis andmebaasidest te saaksite omale infot leida. Ja ega siin põhilised vead tegelikult ongi hästi palju selle sihuke nagu pealiskaudsus või üldsõnalisus, et ongi, et sul tuleb kokkuvõttes siis põhiline viga on see, et sul tulebki see 30-leheküljeline äriplaan, mis saab tagasiside, et see on liiga pealiskaudne. Samal ajal, kui ma kirjutan poole vähem, siis see on põhjalik. Et tihti eeldatakse, et palun võimalikult palju mulli, aga reaalsus on see, et ega hindajatel ka ei meeldi nagu mulli kuulata. See ei ole see koht, et mõnes teises kohas on okei ajada mulli ja rääkida ilusaid asju ja teha asju ilusamaks. Finantsprognoosis loomulikult me saame asju ilusamaks teha, aga need peavad ka olema reaalsed. Et väga nagu üks nagu sihuke kuulukas või asi on, et ikkagi kui töötukassat raha saada, siis see risk peab olema ära maandatud. Et finantsprognoosis tuleb väga hästi välja see, kas see äriplaan on majanduslikult jätkusuutlik või mitte. Ehk siis riigiasutus ei ole huvitatud sulle andma see üle 4000 euro selleks, et sa aasta pärast paneksid pillid kotti ja nii on. Et ta ikkagi tahab näha, et see ärimudel toimib ka ilma selle toetuseta suhteliselt edumeelselt edasi aegade lõpuni. Ja ta kogu aeg kasvab. Ja siin ongi see, et konkurentide majandusaasta aruandeid võiks kasutada. Tänapäeva ma isegi ei soovita, sellepärast et nad nii pealiskaudsed, et eriti mikroettevõtete, et sa maksad selle riigilõivu, et ostad endale selle majandusaasta aruande, kui ei ole kodulehel üles pandud. Ja tegelikult seal on nagu nii vähe infot sees, et sul nagu selle infoga ei ole mitte midagi pistmist. Et pigem mängidagi klienti ja teha selle samale hinnapäring ja vaadata, mis nad vastavad. Ja uurida sealt poolt. Nii. Mis siis veel põnevat võiks äriplaani poole pealt rääkida? Et siin on jälle sihuke uus tegija on tegelikult suhteliselt vana, aga uue suuna nüüd jõulisema suuna võtnud Eestis on siis naisettevõtja üks, kes kirjutas ka raamatu, et hakkan ettevõtjaks palgatöö kõrvalt ja konverentsi korraldas ja tema nagu portaalist hakkan ettevõtjaks, ta ongi ettevõtja portaalina ennast välja promonud, et sealt ka leiab päris palju erinevaid materjale äriplaanide koostamiseks ja siin all on ka mul link, et 50 levinud viga äriplaanide koostamisel.
Tahtsin midagi veel rääkida just seoses Töötukassa teemaga. Midagi väga-väga olulist oli. Aga ei tule praegu meelde. Et kui me nüüd võtamegi konkreetselt selle Töötukassa äriplaani teema, ma ikka tahaks seda hullult meelde tuletada, mis asi see oli. Finantsprognoosid oli, nii, tegevuskava, kulu, personal, tulundus. Ei taha tulla, eks ta tuleb teinekord meelde. Kui me võtamegi selle nagu vormi ja selle suuna, siis tegelikult isegi need tüüpvead on tüüpvead ja neid tasub jälgida. Aga kui sinu reaalselt äriplaan vastab nendele tingimustele, mis siis Töötukassa kodulehel on määratletud ära kui tingimused, siis ongi kõik hästi. Et muud otseselt ei olegi vaja. Et sa pead lihtsalt väga täpselt lugema seda juhendit ja see on siis teie nii-öelda iseseisev osa, et otsige üles Töötukassalt see juhend. Ja vaikselt siis saategi mõelda, mis on need toote ja teenuse osad, sest me lähme sealt kaudu edasi, seepärast et see tegelikult määratleb teie kogu äriplaani sisu. Kui ma mõtlen, lõpetan jälle oma isikliku looga, et ma tol hetkel olin küll üllatunud, et mind määrati ettevõtluskoolitusele, kuna mul on majandusharidus oli olemas, pluss siis see, et mul oli nagu ettevõtte juhtimiskogemus ka olemas, aga millegipärast ju siis oli vaja selleks, et ma saaksin praegu neid materjale sirvida, võib-olla sellepärast oli mul vaja 2010 seal koolitusel olla. Ja mida ma siis nägin ja mida ma praegu ka järjest rohkem näen, on see ebakindlus jätab tegelikult asja pooleli. Et see äriplaan kui selline, see 20 lehekülge tundub liiga hirmutav inimese jaoks. Ta mõtleb, et ta peaks mingit erilist keelt oskama või kuidagi teistmoodi kirjutama asju, mis ei ole talle jõukohane. Et väga palju on seda, kui ma nõustan, siis ma tegelikult ütlen inimesele, et kõik on hästi, sul on kirjutatud väga ilusti ja kõik on õigesti kirjutatud. Et põhihirm, mis hoiabki teid tagasi, ongi see ebaõnnestumise hirm ja te ei julgegi seda nagu mitte midagi kirja panna, sest te mõtlete, et see on automaatselt valesti kirjutatud. Et kõige olulisem märksõna, mida te täna siit võtate, on see, et pane alati, kui sa nüüd hakkad igat peatükki tegema, alati pane kohe märksõnad kirja, siis pärast me hakkame sinna seda keha ümber ehitama. Las need märksõnad olla, need on olulised märksõnad ja me hakkame sinna asju ümber ehitama. Ja kõik, mida te kodutööd mulle saadate, ei pea olema ideaalsed, ei teie silmis ega mis te arvate, et kellegi teise silmis. Et saatke nad mulle ära, alati saatke mulle ära. Tähtajaks saatke mulle ära, sellepärast et kui te tähtajaks ei saada, siis mul on keeruline teid pärast aidata. Ja minu jaoks ei ole olemas nagu kehva tööd või halvasti tehtud asja, sellepärast et tegelikult te olete pingutanud ja see ongi minu jaoks kõige tähtsam ja sealt me saame edasi minna. Kui mul on tühi paber, siis ei ole mitte millestki kuskilt kinni hakata edasi liikuda. Kui mul on midagigi seal paberil, siis me saame koos edasi liikuda. Et ärge nüüd seda hirmu küll endasse nagu laske, et ma ei saada Triinule neid asju sellepärast, et äkki see on jama, mis ma kirjutanud olen. Ei ole. Kindlasti ei ole. Et teie olete tegelikult selle äriplaani konkurentsieelis ja teie teate kõige paremini, kuidas seda äriplaani kirjutada, uskuge või mitte. Ma tean, et mõned võib-olla teist ei usu seda, aga nii on. Et tegelikult ka on nii. Et ja ma nägin ka ja näen ka praegu seda, kui on need suured koolitused suurtes gruppides, kuidas nagu mõned liikmed lihtsalt nagu vajuvad ära, sellepärast et keegi ei jaga seda tunnustust või ei ütle head sõna sinna vahele ja ta lihtsalt loobub ja tal ei ole tegelikult põhjust, tal ärimudel toimib, ta oleks vaja lihtsalt see asi lõpuni ära viia ja kõik asjad toimivad. Ja tihti, mida ma näen, on see,
meelde tuli, jah. Tihti ma näen seda, et tuleb üks äriidee, kirjutatakse, siis tuleb teine, siis jälle, teeks seda, kolmas, neljas. Et üks põhilisemaid asju, toote-teenuse protsessis me töötame välja teile sobiva ärimudeli. Natukene saab kohendada seda, aga me valime välja kõige potentsiaalikama ärimudeli teie jaoks. Sest tegelikult meil on endal olemas kuklas see eesmärk, miks me tahame seda raha saada. Et näiteks ongi, et kui mul osaleja tahab neid õmblusmasinaid, siis meil on vaja ühiselt leida see ärimudel, mis toimib ja ei oleks nii suure riskiga. Sellepärast, et see, kui sa teed käsitöötooteid kuskil oma kodus, oma toas selle õmblusmasinaga, siis see on väga suure riskiga töötukassa jaoks ja seda põhimõtteliselt ei toetata. Me peame leidma selle mudeli temaga koostöös, kus jääks alles see oluline osa. Tema jaoks on oluline õmblusmasinat saada ja hakata iseennast arendama selles suunas, käsitöö suunas. Ja sellest algpunktist me hakkamegi pihta. Me analüüsime, mis on need protsessid, mis talle meeldivad selle käsitöö juures ja üldse ettevõtluse juures ja siis me leiame selle sihtrühma, kes on nõus seda toodet ostma ja millisel kujul toodet ta tegelikult vajab ja millisel kujul neid tooteid me saaksime pakkuda, et kus see toote või teenuse disain on ja kuidas neid riske maandada, et kui mul on nagu üks fookus ja siis, kui see ära kaob, mul kõik nii-öelda munad on ühes korvis ja kui see korv maha kukub, katki läheb, siis mu munad on läinud, on ju. Et täpselt samamoodi on ettevõttes ja äriplaanis, et sa suudaksid nagu neid mune piisavalt ära jaotada, aga mitte liiga palju. Et see on tegelikult see minu sõnum teile ka, et Töötukassa äriplaani eesmärk on teie eesmärke toetada ja me lihtsalt arendame selle äriplaani sellises suunas, et teie oleksite rahul, te saaksite selle, mis teie kuklas on see soov. Ja samas te töötaksite välja sellise ärimudeli, mis on piisavalt usaldusväärne rahastaja jaoks. See ei ole valetamine ega vassimine. See on lihtsalt positiivse stsenaariumi kujundamine. Kui te loete minu äriplaaniga, siis seal on võimsad sõnad sees. Need ei ole ilustatud hullult, et need on reaalsed tegelikult. Aga mis siis juhtus, kui 2011 ma sain selle toetuse? Siis põhimõtteliselt vist pool aastat hiljem ma jäin rasedaks ja 2012 sündis mul esimene laps ja ma olin kolmandas sektoris täie auruga lasin, et mul ei olnudki väga aega selle oma ettevõttega tegeleda, et see oli seal kõrval nagu hobi korras, midagi nokitsesin. Ja nii on. Ega see eesmärk ei ole aasta pärast näidata, et keegi käib sul sealt Töötukassas selle äriplaaniga, mis sa esitasid, on ju, nii. Ja siis aasta pärast pead esitama aruande ja siis nad ütlevad, nii, ta tegi selle eesmärgi, kus see nüüd siin on. Nii ei käi see asi. See käib pigem nii, et sa tegutsed, sul on mingigi tulu olemas, sa möllad, sa oled selle toetuse sihtotstarbeliselt asjad ostnud ja sa tegutsed selles valdkonnas, mis sa äriplaanis kirja panid. See, kas sul müügimahud on sama suured, kui sa lubasid äriplaanis, siis see ei ole nii oluline. Peaasi, et sa suudad iseendale töökoha luua ja eelistatult ka teistele siis inimestele luua seda töökohta. Et ja praegu ka ma näen seda, kuidas on võimalik seda äriplaani kohandada igale osapoolele sobivaks. On võimalik jätta selles äriplaanis alles selle inimese enda isiklik soov saada need õmblusmasinad ja nokitseda oma käsitööd. See on võimalik, muutes ka selle samas rõivatööstuses disaini ja ekspordiga tegelevaks ettevõtteks. Et see kõlab kindlasti nagu taotleja jaoks natukene mõnes mõttes ja sinu jaoks, kui sa kirjutad seda hirmutavalt. Aga kes on öelnud, et unistada ei võiks suurelt? Ja ma julgengi väita, et tegelikult need
eesmärgid, mis ma tookord 2010 oma äriplaani panin kirja, need olidki sellel hetkel täiesti siuksed nagu, kuhu ma tahtsin liikuda. Ma tõesti uskusin sellesse, lihtsalt elu tuli vahele ja lausa 2 last ja muud asjad, aga see ei tähenda, et need eesmärgid kunagi, kui mul on tõesti huvi, ei täituks, et tegelikult me kogu aeg muutume ja kasvame, et siin Töötukassa äriplaani kirjutades olge julged unistama, aga koos faktidega. Ehk siis ei tasu asju liiga illusioonidesse viia. Nad peavad olema faktidega põhjendatud, et see on reaalne asi, et sa ise ka usud, et sa suudaksid selle asja nagu ära teha. Kui sa väga tahaksid, sa suudaksid. Et see on see hea lähtepunkt tõesti, millega nagu seda äriplaani kirjutada. Kirjuta maksimaalselt asju, maksimaalselt nagu nägemust, unistusi sinna sisse, mida sa enda sees ka usud, et sa suudaksid tegelikult ära teha. Et protsessi käigus te saate täpsemalt aru, millest ma räägin ja nõustamise käigus. Et nüüd järgmine plokk ongi siis kõige siuksem mahukam, ongi siis teenuse, toote ja nii edasi plokk ja turg ja mis kõik seal on. See on suhteliselt teoreetiline. Ma tahaks hullult teha ühe ploki nii-öelda teoreetilise ja teise ploki konkreetse idee arendusena välja tuua. Et kui sul on nagu mõtteid, siis saabki nagu saata neid mõtteid, et mis võiks olla see praktiline või reaalne elu protsess, mida ma kirjeldan. Et tore on loomulikult raamatupidamist ehk siis enda kogemust rääkida, aga võib-olla ma räägin mõnest muust valdkonnast, mis paremini kõnetab sind praktiliselt poole pealt, et sa saad nagu paralleele paremini luua iseenda äriideega. Sellepärast, et tihti, kui inimesed teevad mingit tootearendust, siis ma isegi ütlen, et inimesed küsivad minu käest minu äriplaani näidiseks. Et siis ma ütlen, et mul ei ole mõistlik sulle anda seda, sellepärast, et see on nii erinev. See ajab sind rohkem segadusse, et teenuse ja toote puhul on see täiesti erinev. Et kuigi enamus ikkagi statistiliselt eeldavad, et tehakse teenust. Inimesed unistavad rohkem teenuse osutamisest kui toote tootmisest või siis vahendusteenusest. Vahendusteenus on ka teenus, on ju. Et tegelikult see äriplaani sisu on väga erinev toote ja teenuse puhul. Ja erinevad kalkulatsioonid tulevad ka mängu just nende puhul. Nii. Aga kui on äriplaani sihuke taustfoon nüüd meil teada, siis me hakkamegi rohkem keskenduma selle kirjutamisele. Lahter lahtri kaupa, teiega koos me lähme sinna rännakule ja kindlasti kuulake neid inspiratsiooni intervjuusid, et arvatavasti neid on kuskil, oleneb grupist, aga 3-5 ma tahaks ikkagi saada. Et sellised reaalsed elu ettevõtja lood, et mis neid on toetanud, mis neid on aidanud ja samas, mis on kõige keerulisem olnud neil üldse ettevõtjaks olemisel, kuidas nende äriplaan on tekkinud või ärimudel, kas nad on üldse koostanud mingit äriplaani, millisel kujul. Et need on need küsimused, mida ma nende inimeste käest küsin. Ja nad kindlasti vastavad mulle ja teil on ka põnev kuulata, et kuidas on erinevad ettevõtjad leidnud tee ettevõtlusse, nagu teiegi leiate selle tee. Loodetavasti siis peale kursust näiteks 6 aja jooksul on teil olemas positiivne otsus ja saate minna shoppama, ostma neid vahvaid asju, mida teil on vaja, et oma ettevõttega alustada. Aga hakkame siis minema. Näeme järgmises videos ja kindlasti mine programmi faili, pane juurde see
kellaaeg, kuupäev, vabandust, kellaaega mul ei ole vaja teada, kuna te vaatate videosid. Kuupäev ja see, mis sa uut õppisid. Ja seal on ka märkuste lahter, et sa võid mulle nagu jätta koolitajana märkuse, et see video valgustus on nii kehva või siis ekraan vibeles hullult või midagi sellist, et sa saad mulle ka sinna nagu jooksvalt tagasisidet anda. Ja mul on alati olemas, et ma olen suhteliselt sõbralik inimene, nagu te võib-olla siin loengutel olete nagu aru saanud, mõistnud, et mulle võib alati kirjutada ja meelsasti vastan. Nii et tšau, järgmises loengus näeme.